koera jalutuskäik hommikune. Päike ei ole veel mägede tagant tõusnud. See on siin Rio Seco, vana jõease, mis on kaardil laia helesinise lindina kujutatud senimaani. Ja täna on siin kuulda vulinat-sulinat. Ülevalt mägedest tuleb vesi. Nagu juba öeldud, saavad kastetud siinsed aiad kõik. Need krundid siin kõik. Vot seal üleval mägedes me oleme 2 korda bussiga käinud sõitmas. Seal on sellised armsad asulakesed. Kõik üleni valged majad. Ja siin on kõik erainimeste krundid. Ja suured. Eks needki on võib-olla minu kujutelm on, et on veelgi suuremad kunagi olnud, aga jupeldatud. Ikka rahaks tehtud ja et kunagi on olnud siin ikka üks suur territoorium. Sealpool on inimasustus ja sealpool ja siis hästi naeruväärne on ka see, et siin on mingi Euroopa Liidu rahade eest tehtud tee, mis näeb välja nagu õudus. Kindlasti juba nende postide panemise eest on keegi kasseerinud, endale mätsinud hulga füüri. Nendes ringkondades, kus rahasid liigutatakse muidugi. Aga tee on ikka väga viletsas seisukorras. Tee või asi. Tee on seal aia ääres. Tante! Ma näitan oma hoolealust ka, et ma siin üksinda ei longi. Tante, kus sa lähed? Kus sa kiirustad? Tee on seal ja natuke maad eemal on see tee, kust autod saavad ka sõita. Linn on seal üleval pool ja jõeorg ja Nireke jõge on seal allpool. Aga Hispaanias oleme juba palju kohanud, kuidas kaardi peal on sinise lindina laiad jõed märgitud, aga tegelikult on sellised ammu ära kuivanud. See võis tore ajastu küll olla, kui veed voolasid. Aga praegu on seal all orus see, kus me juunis ja juuli alguses karastasime, lamasklesime vees. See on täielikult ära kuivanud. Aga üks harujõekene tuleb veel, nii et vett ikka tuleb. Tante! Eile oli tante hästi sõnakuulelik. Kitsekari tuli ja osadel kitsekarjustel on hästi kurjad koerad. Ja ta mõnikord on viisakas, aga mõnikord läheb neid nagu kokku ringitama, ajama. Ja siis Vahur isegi rääkis, et üks kitsekarjane oli kiviga visanud. Aga tuli nii ilusti minu juurde jäi seisma, sain panna oheliku kaela. Aga nüüd, eile ka minust kaugemale ei läinud, oli nii tubli. Aga praegu, kus on tante?
Tantet ei ole. Nii et ikka jällegi see orupilt, kus me asetseme, kus on Orhiva linn, linnakene, kuigi see on piirkonna keskus, aga pisikene, armas linn. Siis, kui enne päikesetõusu saab jalutuse ära teha, või siis, kui juba päike mägede tagant tõuseb, siis ka ei ole hullu. Siis on hea jahe jalutada. Asjad on kastetud, taimekesed ja... Tante! Noh, mis sul seal hambus on? Tule siia! Mis ta jälle saanud on? Teiselt poolt jõge sai mingisuguse kitse selgroo tüki kätte ja selle ta on nüüd aegade jooksul koduõue ära kandnud 2 kilomeetrit. Mis sul seal on jälle? Mis asi see on? Kitsesarv. Täitsa lõppliin. Kitsed on jah, siin on 3 karja liigub siit läbi. No palun vaadake. See on Tante tänase saagiga. Kitsesarv. No mis me teeme sellega? Selle pead ka koju vedama või? No ütle nüüd. Ega siin ongi, iga päev on mingi üllatus. Mis on seotud ikka koos Tantega. Tantest. Mis me teeme nüüd sellega?